ISO, ma olen näinud, see number on ka ISO mingi 999 ISO. 999 ISO, jah. E60 oli vist. Joo, proovib mingi video teha. Kuna TikTokis oli kogu aeg mingisugune jauramine, et miks ma ei tee videosid ja miks ei tee laive ja kuhu ma olen kadunud, siis publiku soovil ma mõtlesin, et ma teen siis natuke YouTube'i mingi videosid. Et ma ei tea küll, kui palju siin vaatajaid on, võib-olla mõni on, ma arvan. Aga siis vähemalt äkki jääb mu postkastisse alamine ära, et kus videod on. Ühesõnaga asjalood on hetkel siuksed, et ma ei tea, kui paljud teavad, võib-olla mõned teavad. Et ostsin ühe 36 Tartust, tõin selle projektikaks endale, ehitasin enda mõistes suht kaua, mingi 2 kuud nagu mul kombeks on, müün kogu aeg autod maha iga paari kuu tagant, et juba tüüdinen ära. Ostsin ta Tartust, alguses vapsi auto ei tahtnud käia, kuradi tühi käiku põhimõtteliselt ei eksisteerinud. Atsid tegid selle korda, siis sai juba pilliga sõita. Läksin ülevaatusele, sain värske UV peale ja tulid Viljandist ühed noored härrad, ostsid auto ära ja ostsidki ära, läks lõpuks 2500 euroga minema see pill ja ma arvan, et selle raha eest oli autot küll ja veel. Jätsin külge kõik M-pakett, esistanged, Sametist mustad laed, mustad randiga väljed, Hella Black tagatuled, kõik täis pauki ja kõik külge. Short shifterid, kõik jutud, et mitte midagi ma sealt nagu ära ei võtnud selles suhtes. Et ma arvan, poisid said suht hea diili. Ja nüüd siin vahepeal surfasin Okidokis, leidsin ühe 39, helistasin talle, ütlesin, et tulen ostan auto ära. Saime hinnas kokkuleppele ka, ise oli kuskil Rootsis see vend üldse. Ja läksin jälle Tartusse kohale, ma ei tea, mis teema see Tartuga on, nii palju autosid sealt kogu aeg tuleb. Aga läksin Tartusse, assin auto ära ja kohe näitan teile seda iludust. No vaadake seda pillina. Siukene pill on. Selle aasta Winterbeater, kuni ma leian motivatsiooni, et see 46 korda teha, mida ma näitan ka veits aja pärast. Aga põhimõtteliselt 900 euriga tuli, pluss regatasu ots 4 sotti, 2.5 TDS, rahva lemmik, pill. Kõik jutud on olemas, elektriventilaatorid, LED-paarid, evrikad, äge hüdro, et kruttida talvel oleks mõina. Short shifterit ei ole, aga plaadid, asjad on kõik tehtud ilusti, et ei ole mingi pornjuha kuidagi üle põlve. Et korralik plaat on ka pandud. Lagi on ka ülivinge. Ikka mõnus, ikka kena raisk. See lagi on ilus, mitte raust. Aga põhimõtteliselt jah, kuradi, ega siin muud väga ei ole. Sain igast mingit träni, sain ka kaasa pagassi. Talve jaoks kohe valmis. Mis te arvate, mis see on siin? Sain kempi ka kaasa, et põhimõtteliselt talveks on kõik olemas vajalik. Tegelikult pidi see pill olema talvekas, aga sellele on 100 ja 1 häda kõik küljes, mis vajavad tegemist. Alustades sellest, et pidem isegi ei tea, kust alustada. Põhimõtteliselt akut siin peal ei ole. No isegi on mingi aku peal. Vaatame korra, kas mingit käivitusasja ka teeb. Ref on siin mingi täiesti tühi. Kuradi lukk käib ringi, nagu ikka, klassika. Sebisin M3 Spido siia. Kõik jutud, Androidid teemad. Munnigi. Ja siin käidi veel vargil mingi aeg mul oli üks uks oli mul lahti.
mõtlesin, et noh, et keegi siukest peldikut ikka varastama ei tule, aga keegi tuli, lasi mul 20 eurise kliimaploki rotti siit. Ma ei tea, mis ta siis selle 20 eurise kliimaplokiga tegi, läks elu ehitama või ma ei kujuta ette. Ja ma ei tea, nii on selles suhtes, et see auto on nii palju sitta üle elanud, et ma ausalt öeldes imestan, et ta üldse käib veel. Tagumine veovõll läks puruks. Differ läks sodiks. Rooli võim ilastab nagu paks poiss torti nähes. Positiivne selle auto juures on see, et vähemalt keemama ei ole teda lasknud. Et kui üks asi nagu selle auto kohta on hea, siis on see, et vähemalt mootori eest on nagu hoolitsetud. Et, ma ei tea, paugupill. Mingi vähe kangem popcorni küpsetaja on ka peale kirjutatud. Aga noh, muidugi siimupillini on veel natuke minna. Et muidu ma panin talle uued esituled, noh siin muidugi ei ole näha, aga korralik inglitega esituled said ette tal kast vahetatud, differ vahetatud, mis veel, hooratta vahetasin ära, siduri vahetasin ära, tehnika on tal suht timm, aga lihtsalt ongi see mingid vead, noh see veovõll ja kõik see pask nagu ei viitsi üldse tegeleda, pluss kere on ka täielikult mäda, nagu on juba näha. Ei tea, kaua see asi üldse koos püsib enam. Nii et kui keegi tahab, et ma selle peldiku korda teeks, siis davai 30 laiki see video ja järgmine video tuleb sellest, kuidas auto on korda tehtud. Et ma ei tea, like, share, comment, subscribe, donate, ma ei tea, mida iganes, davai.